Tere taas, head saate kuulajad! Saates osalevad elektriinseneri õppejõud Andres Saukas ning saadet juhin mina, Maarja Maripuu. Tuntud sisulooja ja suunamudija on konservatiivne mõtiskleja ja uudisteportaali eesti.com toimetaja ning saatejuht. Tehnokrat alustab. Eelmine saade Tehnokrat 64 võeti hästi vastu. Samuti laekus palju küsimusi energeetika kohta nii Eestist kui mujalt. Jätkame tehnokraatlike teemadega, nii et täna siis sellised küsimused. Ja taas kord on vaatajal küsimused. Tõnu Kalvet 5375. Küsimus saate tegijaile. Kui kaua võtab aega Euroopa riikide majanduse taastamine kogu sellest kahjust, mille on tekitanud rohepööre? Teine küsimus. Põhiküsimus on ikkagi see, kuidas oma töö juurde tagasi tuua need inimesed, kes rohepöörde põhise majanduspoliitika mõjul jäid töökohast ilma ja on kibestunud. Osa koguni välismaale kolinud. Ja kolmandaks küsib Tõnu Kalvet siis, et mida teha? Et palun, Andres. Tervist, mõistust, nagu ma alati teile ütlen, alustame ära, et aega kokku hoida. Alustame ja hakkame oma alateadvust, teadvust ja üliteadvust lahti pakkima. Ja väga hea, kui jällegi need Tõnu Kalvet, kindlasti ta on vaba ajakutseline, ta on jälle küsimust ja vaatab meie saateid. Ja siin mingi aeg tagasi keegi ütles, et nagu intriigküsimused olid, keegi nagu saatis ka meili seal ära. Need ei ole, sest küsimus ei ole mitte kunagi loll, on loll vastus. Ja kõige parem, kui te olete tähele pannud, kuidas poliitikud vastavad, nad hakkavad kätega vehkima ja esimene vastus on, see on hea küsimus. Ja piisabki sellele, ei ole vaja vastata, ta on niivõrd hea küsimus, et lasta alla. Nii et järgmine küsimus palus jälle. Jälle teine on ka hea vastus, hea küsimus. No et ja lähmegi ära ja nühime 12 aastat koolipinki ja saime jule palju teada, et kõik küsimused ja mida oleks võinud vastata, need on õpetaja poolt jäid nagu vastamata, sellepärast hea küsimus oli. Ja küsimus nüüd esimene, kui kaua aega võtab Euroopa riikide majanduse taastamine kogu sellest kahjust, mille on tekitanud rohepööre? Mõelge nüüd ise kiiresti ja ruttu, sest aeg on konstantne, 30 aastat vähemalt on. Aga kui hästi teha ja natukene ümber reformida, siis saame kiiremini selle ära, sest meil on vaja kohe käivitada kooliprogramm. Lasteaedades kõik need homo ja need liputaja ja muidu ja need sellised mõtted välja visata ja rääkida, mille on, kui tuul puhub, siis ära vasta tuult sülita ja parem ära kuse ka vasta tuult. See on lihtsam, ma ei hakka siin midagi panema, sellepärast see on otse küsitud siin praegult, et rohepöördega me võime kõik selle rämpsu teha plastmassi ja sorteerime neid, aga ma olen käinud ka sorteerimisjaamades, kui lõppjaamades, siis seal tulevad kõik ühe lindi peale ja inimesed maskides loobivad sinnapoole, tännapoole ja klaas või see plast ja kõik selline pabermaterjal pressitakse kokku ja läheb välismaa katlamajadesse põlema. Ja võt taastamine ongi sellest, kui me saame põlvkonna ära, sest meil on praegu viimased pedagoogid, insenerid, arstid, need on viimane põlvkond ja need kui ära läheb. Kuulsite, oli uudis Hiiumaal enam sünnituse abi ei võeta vastu, kuna sünnituse või vastuvõtja arst läks pensionile. Nii et tema aeg sai täis ja kui tahate sünnitada, õnnite ise sealt Hiiumaalt, võtate paadi, kummipaadi, sõidate Tallinnasse ja kui veab, siis sünnitate seal, aga võib-olla õnnestub kummipaadis sünnitada. Vaat see on meil meie see rohepöörde tagajärg, nii et ära.
Nii et see vastus peaks teid ammendama. 15 aastat on miinimum, 30 saame hakkama, kui me alustame nüüd Riigikogu ja kõigi valimistega, mitte E-ga ei vali, O-ga ja U-ga, vaid valime inimesed, kes oma asja tunnevad. Ei maksa rääkida, mis on, sest eelmine saatega ma ütlesin, et olid vanasti rikkurite või aadlike juures olid peksupoisid, unustaks need peksupoisid ära kõik, need peksupoisid on korralikult oma tööd teinud, nad on peksa saanud tasuta siin meil saates ja mina olen saanud niisama, sellest võib ka teha, ma olin 3 sees elektrivõrkude ehituses tootmisjuht ja sain ka seal peksa ilma asjata, sellepärast et minu juht ei olnud elektrik, oli lihtsalt mehaaniku haridusega ja jule jama on, kui poliitikat ka juhivad, ma ei tea, kes. Nii, see on esimene küsimus. Teine küsimus on siis kuidas tagasi tuua need inimesed, kes rohepöörde põhilise majanduspoliitika mõjul jäid töökohast ilma ja on kibestunud osa koguni välismaale kolinud. Nendele tuleb võtta ilusti aupaklikult vastu ja tunnistada viga, et nad on lihtsalt ära saadetud, et neil on ülekohut tehtud. Ja vaadake, te võite sõimata küll, et ma olen venepoolne või midagi, aga ma tean vene kultuuri. Ja ütleme, see kultuur, mis meil siin ümber on, mõelge ise, meil käib sõda, droonid lendavad siiapoole, Moskvat pommitaks, aga küsige üks lihtne küsimus, miks teist kultuuri pealinna ei ole ükski droon tabanud? Selle nimi on Peterburg, Sankt Peterburg. Miks kunagi Napoleon läks Moskvasse, põletas Moskva maha, kuigi samal ajal oli Peterburg, oli Venemaa pealinn. Mõelge natukene selle peale. Miks neid ei puuduta? Ja Venemaal on ju 4 pealinne. Kaasan on seal, kus on täielikult islamistid. Ja viimane on muidugi seda pommitatakse, on Sevastopol, aga seda ka ei ole, Odessat pommitakse ja niimoodi. Nii et mõelge, see on hea küsimus võib-olla teile, võiks ju pommitada ka Peterburi siin samas, Ust-Lugas või see Eesti sadamat lasti see Laugase jõgi, aga seda ei pommita. Nii. Ja nüüd, kuidas tagasi oli, esimene pommitus, küsimus neile teha see tagasi tulemise soodustused kõik. Kui on tal lastega tuleb, saab kohe naine jääb koju, hakkab elamist seda soodustama, sest korterid, värkel, maju ehitatakse. Ja need töökohad tuleb üle vaadata, kõik on võimalik taastada, sellepärast, kuidas meil läksid sigalad, meil oli siin seakatkud, mitte kellelgi ei olnud. Said need kõik maha löödud ja olid igasugused muud viirused ja mõeldakse välja, aga tagasi saab ainult, kui te kutsud tagasi, mitte sunniviisil. Kui te tahate seal Narvas eesti keelt õpetada venelastele, keda on seal 90%, kas ei tundu teile natuke imelik see värk? Kui 9 inimest on sul vastas, sa oled üksinda teistmoodi. Ma olin Kroonus, olin üksinda, oli seal 100 meest. Ja ega ma suurt eesti keelt ei rääkinud, või arvate, et rääkis. Milleks? Aga meeles hoidis. Nii, ja tagasi saabki sedasi. Ja kolmas küsimus oli siis, et mida siis edasi teha, kui on sedasi. Edasi peamegi mõistuse tööle panema. Proovige see alateadvus ja see teadvus ära lülitada välja. Eelmine saade me ju rääkisime millest, rääkisime Hiina, isegi Hiina operaator dispetšerid tõusevad tagajalgadel, aga vaadake, see on ju kommunistlik selline diktatuur nõnda nimetatud, seal ei juhtu midagi, kui ära seletada, saad sõimata, seda pidi vaatama, mis seal toimub. Ja seal toimub ära järgmised uudised, näeme, et Hiina võttis mõistuse pähe millegi pärast. Aga meie, kui paneme siin 2 kraanikaussi, peab olema ühes kala kraanikauss, teine on liha kraanikauss ja tuleb välja, meil kala enam püüda ei tohi, aga kuna sul sööklas kala kraanikaussi ei ole, mida ei kasuta, siis paneme söökla kinni. Nii, see on selle kohta. Ja mis siis teha,
ja selle mõelge nüüd ära, kui me hakkaks esitama õigeid fakte, õigeid uudiseid ka, mis vajalik oleks, mis võtaks inimestelt hirmu pealt ära. Tuletage nüüd kõik meelde, ma ütlen teile kuupäeva ette siin natukene aega tagasi, 14. juuli 2026. Meie saated teeme vanade materjalide pealt natukene, aga mina ütlen, aeg on konstantne, mul võtab aega kontrollimiseks aega ja tõlkimiseks. Ja kui te ei usu, siis võtke esimesed saated ka Tehnokraadis ja vaadake, kui palju seal midagi valet või erinevast on. Tal on kõik sama asi, mis on õppematerjalini kasutatud. Ja nüüd 14. juulil proovige leida Eesti ajakirjanduses selline uudis, et viimane mehitatud lend rahvusvahelisse kosmosejaama toimus 14. juulil 2026, kui Kasahstanist Baikonuri kosmodroomil startis Venemaa kosmoselaev Sojuz MS-29. See toimetas jaama 3 meeskonnaliiget, kelle seas oli USA NASA astronaut Anil Menon ning Roskosmose kosmonaudid Anna Kikina ja Fjodor Dubrov. Võite vaadata, NASAl on avatud oma kodulehekülg, kuidas nad põkkusid ja Roskosmos toob nüüd olevad kosmonaudid, astronaudid ja kaikonaudid, kuidas keegi nimetab, kelle maa peale tagasi. Ta põkkus, nad kohanevad, vahetavad kohad ära ja tuleb tagasi. Olete kuulnud? Mina otsisin, mulle ainult AI andis vastuse. Sain vastuse. Teine, kui meil huvi pakub, võime saated teha, näiteks VVN, World Nuclear News. Leheküljed annavad uudiseid, mis on ka huvitavad. Näiteks ütleb Rosatom, et ehitab nüüd 18 reaktorit alustas ehitamist ehk 18 tuumajaama ja selle kuupäev on 17. juuli. Ja järgmine on 9. juuli, mis natukene on ennem, on El-Daba teise plokki paiguldati reaktori anum. Nii et Egiptusesse pandi jälle reaktor ära paika, lellede ja ära. Ja seal kogu aeg on kohal tuumaorganisatsiooni Krossi on ta teine perekonnanimi, see peapresident võtab neid asju vastu. Ja muidugi olete kuulnud, siin hiljuti ka oli Ignalina tuumajaam hakkab tuumajäätmeid ja hakkab teda renoveerima. Aga nad ei ütlenud õieti seda. Pealkiri on lihtne seal sellest võtta. Ignalina südameke demonteerimiseks kuulutati välja hange ja see on 10. juuli reedel. Nii et kõik võivad osa võtta, nii Venemaa, Ameerika, Hiina, kes hakkavad seda tuumajaama ühesõnaga renoveerima ja tuumakütust kasutades kas utiliseerima või korduskasutama. Ühesõnaga, kes teeb parema pakkumise. Nii et sellest te ei ole kindlasti kuulnud. Ja vot siin ongi see küsimused nüüd. Ja muidugi üks kehva küsimus ka veel juures siin mõni päev tagasi droonidega tapeti direktor selles Selenogorsk või see tuumajaam, mis seal Venemaa alluvuses on, selle direktor drooniga tapeti ära. Nii et selle kohta Krossi ka ütles, et ärge tehke tuumasõda Ukrainas, olge inimesed ikka. Aga palju neid inimesi meil jäänud on, vaat sellised asjad. Kui see pakub, siis võime teha VVN-ist sellise eraldi saate, kus võtame sealt kogu upatuse. Nii, selle kohta on mul kõik, nii et õiged küsimused ka nüüd.
sest Ja, õiged kuna küsimus on saate tegijatele, siis mul on ka midagi öelda, ikka. et nii-öelda rohepööre on viinud Euroopa ajusurma täielikult, et kui USA ja BRICS-i riigid arendavad tehaseid ja tuumajaamu, siis Euroopa tõeline areng, mida ta on suutnud teha, on panna plastikpudeli külge nibuga korgi ja oleks see siis mingi kasu sellest ei, ta on veel häiriv joojale ka. Ehk siis siit me näemegi selle vahe ära ja kuidas Euroopa kängub. Siin lihtsalt ei olegi mitte midagi muud. Ja et kui kaua see nüüd võib kesta, et kui nüüd järsku see rohepööre lõpeb, ilmselgelt ta lõpebki, siis mina näen seda, et ta täielikult ära lõpetada tuleks kõik need igasugused von der Leyenid ja niisugused tegelased, globalistlikud tegelased lihtsalt minema lüüa. Tuleks teha maski. Ja siis ongi see ikkagi uuesti taastamine, see võtab ikkagi 10 aastaid aega. Ja siis teine teema, et kuidas inimesi tagasi saada, kes on nagu ära läinud, ma isegi. Ja ega neid inimesi siit nii kergelt enam tagasi ei saa. See, mis kahju on tehtud, see on üsnagi pöördumatu, sellepärast, et inimesed on siin segunenud ka teiste maalastega, saanud lapsi ja et Eesti nüüd need helged pead uuesti koju saada, siis see peaks olema niimoodi, et riik ise kutsub ja suudab tagada ka sellele inimesele või siis tema perekonnale piisavalt hea sissetuleku, et ta on nõus uuesti tulema kodumaale tagasi ja see tähendab ka seda, et talle tagatakse ka inimväärsed elamistingimused, millega ta on juba harjunud, näiteks nagu Soomes või Rootsis. Et paraku Eesti seda suunda ei lähe ja teiseks praegused globalistid, kes on Eestis valitsuses, nukuvalitsejad, siis nad elu sees ei taha tuua välismaalt sisse helgeid päid, kes hakkavad nende tegevustele kaikaid kodaratesse loopima. Et lihtsalt nad ei taha seda. Aga siinkohal lähmegi siis saate põhiküsimustega edasi. Kas Suurbritannia elektrivõrk on kuumalõksus? Kas võrguoperaatorid kardavad võrgu ülekoormust? Palun, Andres. Jätkame siis kohe, ega siin pikalt ei ole mõtet vestelda suurel ekraanil, võtame dokumendid ehk faktid ette ja näete, siin oli, et Suurbritannia ja kõik saavad hakkama. Suurbritannia mõtles ju ammust aega selle peale, et kaua ma seal Euroopa Liidus olen, tema tuleb välja, aga ta on ka praegult kägiseb. Nii et vaatame üle, kõige parem on dokument ja seda vaadata. No näete, pilt on päris ilus või on päris õudne, kuidas siis arvate, need vaikne tuul, ülekuumanekud päikesepaneelid, Suurbritannia elektrivõrk on kuumalõksus. Ja vaadake, Suurbritannias vanasti teadsime, et kogu aeg unustati vihmavarjud kuhugile trammi või metroosse või kuhugile, aga näete, nüüd on pilt on selline. Võtame siis lahti, näete. Mõtame ja lähme edasi. Briti elektrivõrk on surve all. Elektrijaamade operaatorid kutsutakse üles tootma rohkem elektrit ning elektrit tuleb Mandri-Euroopast kõrge hinnaga importida. Norrast saavad. Iroonilisel kombel toob äärmuslik kuumalaine esile süsteemi nõrkused, mis tuginevad üha enam ilmastikuoludest sõltuvatele energiaallikatele nagu tuule-päikese energia. Briti elektrivõrgu operaator National Energy System operaator avaldas nõnda nimetatud elektrienergia marginaali teate, vahendab Telegraaf.
See termin tähistab hoiatussignaali. Ohutusvaru eeldava elektrienergia nõudluse ja saadaoleva toodangu vahel ähvardas muutuda liiga väikeseks. Seetõttu kutsuti elektrijaamade operaatoreid ja teisi turuosalisi üles tegema kättesaadavaks kõik täiendavad saadaolevad võimsused. Sellised hoiatused on tavaliselt reserveeritud Ühendkuningriikidel külmadel talveperioodidel. Näete, suvi tegi nüüd talveks, mil küte, valgustus ja tööstus viivad üha enam sõltuva tuule ja päikeseenergia võrgu piirini. Seekord juhtus see aga temperatuuridel üle 35 kraadi Celsiuse järgi, samas kui Euroopa osades teatati isegi üle 40 kraadi temperatuurides. Iroonilisel kombel kujunes suvi, mil päikesepargid peaksid saavutama tippvõimsuse Ühendkuningriigi elektrivarustuse stressitestiks. Need Ühendkuningriik sai ka nüüd tunda natukene. Ju seal need teise alemkoja ministrid vahetuvad ka sellepärast, millest meil suurt ei räägita. Räägitakse, et ajab valet juttu või midagi. Ja näete, päikesevalgus üksi võrku ei päästa. Kuigi päike toodab elektrit, ei tööta fotogalvaanilised süsteemid kuumenedes pareneda. Vaadake, see on alati, akud on kuumaga, on pooltühjad, kui käivitada autot on hea käivitada, aga talvel on täpselt sama protsess, aku on nõrgukene, ta külmaga ei anna korraga seda mürtsu välja. Nii, ja see on kuuma ja külma sarnasus, ütleme vastand jõud töötavad ja me kui keskpaigas oleme, siis tunneme iseennast ka hästi, kui jalad ikka külmetavad või ülekuumenemine ei ole meil ka hea olla. Nii et ega see tehnika ja kõik see on sarnane ütle. Ja näed, toodang, vastupidi, näete, moodulite temperatuur tõuseb üle standardse 25 kraadi, väheneb nende toodang. Tavapäraselt ränimoodulite puhul on kaotus 0,3 kuni 0,5% iga täiendava Celsiuse kraadi kohta. Ülekuumenenud katusse või päikesepaneelide väljal võib paneelide temperatuur olla ametlikust õhutemperatuurast palju kõrgem. No plekkkatus näiteks või muu. Ta kuumeneb toppel. See ei tähenda, et päikesesüsteemid on kuuma ilmaga kasutud. Need jätkavad elektrienergia tootmist ja saavad kasu selgest taevast. Olukorras, kus iga lisamegavatt on oluline, muutub see efektiivsuse kadu märkimisväärseks. Ja saimegi sellega siis ära vastuse kätte, näete, Inglismaa on samamoodi hädas ja vaatame, mida siin toimub, mis siin on. Kas võrgu operaatorid, küsimus oli, kardavad võrgu ülekoormust. Ma rääkisin ka igas saates, proovin rääkida. Mina ei taha ka Eesti võrgu operaator või seal kusagil dispetšer olla, jälgida kogu aeg, kuidas need seijerid ja 50 hertsi kuidagi paigas oleks, et järsku midagi välja ei tule, liiga palju ei tule, sest päike nagu ei viitsi ette helistada. Aga kui on mingisugune tööstusega, siis ta helistab ette, dispetšeri elu oli ära, kuule, ma tõmban nüüd 2 katlamaja käima, mõlemad tahavad nii palju megavatte ja kilovatte, planeeri mulle see tulek, on sul seda? On. Poole tunni pärast katlad lähevad soojaks, siis lükkad järgi, asi toimib, sõnatult peaaegu, aga nüüd tuleb niimoodi, kuule, mul tuli päike välja pilve tagant, 2 sekundit jäid hiljaks, mul on võrk maas juba. No mõelge. Ja näete, mis oli, operaatorvõrgu katkestas elektrivarustus 18 000 leibkonnale. Ja uudis on siin, ülekoormus 5. juulil 26 hommikul katkestati umbes 18 000 leibkond Tiiburgis, Hollandis. Ja selle ümbruses ilma hoiatuseta elektrivõrgust. Võrguoperaator Enexis kartis ülekoormust ja sulges seejärel alajaama. Olete uudist kuulnud, mina küll ei ole Eesti omast kuulnud.
Eesti omast kuuleme ainult Ekspressi, et üks tulistas ühele poole droone, teine tulistas teisele poole droone. Aga talv on tulekul, arvestage, kas siis need eksperdid hakkavad ütlema ka, et täna lülitasime Tallinna pealajaamad välja, homme lülitame Elva pimedaks. Ja kuidas see värk toimuma hakkab, ma ei oska ette kujutada. Ja Hollandis toimus nädalavahetus elektrikatkestus, kontrollitud elektrikatkestus, laialdas elektrikatkestuse vältimiseks. Võrguoperaator Enexis registreeris järsu nõudlushüppe ja ühendas Tilburgi piirkonnas tahtlikult elektrivõrgust lahti umbes 18 000 leibkonda. Ka valgusvoorid lakkasid töötamast. Enexise pressiesindaja sõnul pole nende teeninduspiirkonnas varem kunagi juhtunud midagi, et leibkondadel oleks sel põhjusel elekter katkenud. Ülekoormus võib põhjustada suuremaid ja pikaajalisimaid elektrikatkestusi. Seetõttu on parem sulgeda osa võrgust, et vältida ülekoormuse tekitatud kahju võrgu infrastruktuurile. Selgitas ta, väga õige jutt on. Ma võtan mütsi maha, see on tehnokraat, ta oskab tööd teha. Elektrikatkestus kestis mõjutatud klientide jaoks umbes pool tundi. Holland ei tooda piisavalt elektrit oma vajaduste rahuldamiseks ja sõltub impordist. Võrguoperaatorid olid juba hoiatanud, et tulevikus võib esineda sagedamaid elektrikatkestusi. Elektriautode, soojuspumpade ja sarnaste seadmete arvu suurenemine koos fossiilkütusest loobumisega avaldavad oma mõju, kuna elektrivõrk ei ole nendeks muutusteks loodud. Näete, meil ei ole ka, ta on mõeldud need samad ülekanne, seal jälle tõstetakse trahvodega pinge üles ja jätkub niimoodi ära, mis köötakse, aga kui hakkame igalt poolt külge ühendama, nii mõelge ise, kas teil on mõtet, kui teil on auto üks mootor ja siis on teete veel paar mootorit nagu külgkorviga sõidavad kõrval ja panete sahmakad. See on ju täitsa naeruväärne süsteemi lõhume ära, aga näete, inimesed ei saa elektrivõrgust aru ja inimese veresoonkonnast aru, et sinna ei ole vaja juurde ehitada midagi. Kui on üks maks, siis aitab ühest maksast küll. Aga mis me teeme, meie poliitikud, meil peab neid maksusid nii palju olema, et üks maks, teine maks, kolmas maks, automaks, nii et maksadel ja neerudel on tegemist. Aga varsti võib ka neerumaksude juurde panna, nii et läheme edasi. Näete, võib esineda katkestusi. Võrguoperaatorid tegutsevad vastavalt olukorrale ja on jäänud valvsaks. Nädalavahetusel registreeritud tippkoormus oli aga tingitud mõõtmisveast. Õnneks mõõtmisviga tegi sisse, tuli, et jumala sõrm aitas, et ta lükkas välja igaks juhuks. Enexise pressiesindaja sõnul oli Tilburgi Sõõdi elektrijaamas vahetult enne seda töid tehtud. Mõõteseadmed muudeti kogemata, selgitas ta. Kaablil olev mõõteseada näitas tegelikust koormusest 5 korda suuremat koormust. See jättis võrgule ülekoormatud mulje, mis tegelikult ei olnud. Nad tegi ise katse ära, nagu jumala sõrm tuli juurde pooleks tunnid. Tähelepanu kohe suurenes, inimestel midagi ei ole, et midagi välja maha ei põlenud. See oli nagu ehmatus, mis on teinekord vaja. Nii, ja siis, kui on nüüd võrguoperaatoritele avaldati tegutsemiseks survet, kui elektrivõrk tundub ülekoormatud olema, peame kiiresti sekkuma. Tegeliku ülekoormuse korral voolab kaablis liiga palju voolu. Need seletab ilusti ära. See läheb liiga kuumaks ja puruneb. See võib põhjustada lühiseid ja tulekahjusid. Kõik on õige. Ja trahvude remont võib võtta kuid, mitte kuid, vaid isegi pool aastat ja rohkem, kui on suured trahvud ja Hiinast ja hakatakse keevitama teda kokku. Ise kui Tilburgis oli tegemist vaid mõõtmisveaga, on ülekoormatud elektrivõrk koht reaalne. Ja 6. juunil
26 tuli ajutiselt elektrivõrgus lahti ühendada ja ka ligi 100 leibkonda Tiidenis Kossi lähedal. Võrk oli seal ülekoormatud, vot seal oli näed. Ja me kardame, et see juhtub sagedamini, teatas meil. Ja näete, siin siis see olukord on, tuleme suurele pildile tagasi, nii et siin oli siis juttu, et on Suurbritannias on seal, kus see nullpööre hakkas tulema ja lahkusid Euroopa Liidust, kui ka näete siin Hollandi elektrivõrk viskas ennast välja korraks. Nii et ootame, mille siin meil läheb või mis sa arvad? Ja aitäh. No seda me oleme tegelikult, seda samust teemat on varasemates tehnokraatides ju tegelikult käsitlenud, et need samused, mis need paneelid katustele pannakse, on väga ohtlikud ja teiseks on see, et ka tuletõrje ei pääse neid kustutama. Et paraku ongi riigid silmitsi selle tehnokraatliku tõega lõpuks. Siiani on elatud illusioonides, aga lõpuks hakkab ju füüsika mängima, mis on nagu reaalne olukord. Ja reaalne olukord ei luba siukest jama teha, siis tekivadki siuksed olukorrad, et majad põlevad maha ja kõigil on väga halb olla. Aga siinkohal lähme küsimustega edasi. Miks päikesepatareidega katused põlevad sagedamini kui ilma nendeta? Kas Euroopa Liit hakkab varsti Antarktikas puurima? Palun, Andres. Nii, ja jätkame. Näed, sa vastasid eelmisele küsimusele või sellele natukene ära, et need katused põlevad ja päikesepatareid, siis lähme asjaga täitsa otseselt nende juurde, siis näeme, kui ilusad pildid tulevad meil siin ja nii, näete need ilusad pilti siin, kui ei ole see ilus, need ja pealkiri on ka lihtne, päikeseenergia buum on tuleohtlik, üga rohkem katuseid süttib leekides, vaadake, kui hästi ta töö põleb siin. Ja vaatame uudise läbi, mis ma siin kommenteerida ei ole, siis mõelge, kas tuletõrjuja hakkab kohe seda kustutama või ta küsib, et kas voolu lülitate välja, kui võib ka öösel pimedas olla, ta kogu aeg toodab ju voolu juurde. Nii, ja esimene siis ära, näete, vaatame, mis siin toimus siis. Poliitilise mandaadiga energia üleminek on täies hoos, kuid see pole veel kõik. Viimastel nädalatel on eriti Šveitsis toimunud silmatorkav seeria tõsiseid katusepõlenguid. Ühine nimetaja, fotogalvaanilised süsteemid paigaldati kõikjale. Kahju ulatub juba 100 000 eurodeni. Eksperdid hoiatavad nüüd paigaldamise ja hooldusega seotud sageli tähelepanuta jäetud riskide ees. Mõelge nüüd ära, siin on saade, kui te vaatate tehnika, see universumi ainuväli Jaan Järvik, emeriitprofessoriga Jaan Järvikuga teeme ja seal alustame alati saadet, et Tehnikaülikool otsib 4 aastat tudengit tänavalt. Ja näete, mis pärast ta otsib, siit võib-olla saate ära, et oleks vaja neid paigaldamise järgseid hooldajaid, elektrikke vaja sinna katussele kuidagi viia. Aga nüüd minul tekib küsimus, milleks katusele peale korstna vaja on. Kui korstna otsas sai hakkama ju see korstnapühkija üksinda ja kõik katused olid alles. Ja näete, Šveitsi ajaleht Tages Anzeiger avaldatud nimekiri viimastel nädalatel 2 Šveitsi kantonis aset leidnud intsidentidest, näete põlemine, kui sul maja põleb maha, siis see on intsident, ega see rohkem ei ole ju. Ja neid intsidente mõtelge võiks ju rohkem olla, sest põlenguid ju ei ole või. No mõelge, intsident.
Kõlab praegu päikeseenergia buumi ajal toimunud tulekahjude kroonika. Juuni lõpus puhkes Laaksis, Göteborgi kantonis kortermaja katustel laastav tulekahju. Vähem kui kolm päeva hiljem paiskusid Siseris teises kantonis naabris kortermaja katuselt välja paksud suitsu ja leegipilveid. Vaid 2 päeva hiljem süttis Disentis leekides veel üks päikesekatus. Vaadake, kui ilus nimi on, enam ei ole vihma eest varjumis, aga on päikesekatused meil. No, peaaegu samaaegselt võitlesid Zürichi kantonis Elgis tuletõrjujad leekidega koolimaja Pööningul, mis oli samuti varustatud fotogalvaaniliste süsteemidega. Turule avaldatav tohutu surve viib ilmselt lohaka paigaldamisi. Komponendid on pidevalt avatud äärmuslikele ilmastikutingimustele, alates kõrvetavast suvesoojusest kuni jäise külmani. Kui ühendusi ei paigaldata täpselt, võivad tekkida kaared, mis süütavad ümbritseva materjali. Seetõttu hoiatavad eksperdid. Igaüks, kes soovib end kaitsta, peab planeerimis- ja ehitusfaasis äärmiselt rangelt järgima keerulisi tuleohutusnõudeid. Näiteks lame, kaldkattuste välimised kihid, millele päikesepaneelid paigaldatakse, peavad olema täiesti mitte süttivad. Vaadake, nad on juba koolis ka ei käi nii ja ei õppi, sest alati kui bensiiniga või plahvatusohtlike püssirohuga märgid, siis seal ikka suitsu ei tasu teha, aga nad ei tea seda või. Ja näete, esimene, mis veel lisandub, millest ei räägita. Varjatud kulud, kui panete endale päikesepatarei katusele nüüd, mis toimub, on need kõrgemad kindlustusmaksed majaomanikele. Päikeseenergia lobistidel läikivad brosüürid, tuleb ütelda, et te saate muidu selle katusele ja võtavad teid kohe võlaorjadesse koos oma kindlustusega. Jätavad mugavalt tähelepanuta fakti, et päikeseenergiasüsteem ei ole lihtsalt investeering, vaid see suurendab oluliselt kinnisvara riskiprofiili. See mõjutab otseselt jooksvaid kulusid. Kindlustusseltsid küsivad omanikelt lisatasu, kuna tulekahju ja loodusõnnetuste oht suureneb. Teine probleem, näete, selle juures on, mida ei ole arvestatud ja tuleb ootamatult selga. Teine suur probleem puudub päästeteenistusi. Päikesepaneelid toodavad elektrit kohe, kui valgus neile langeb. Neid ei saa lihtsalt välja lülitada. Samuti puudub neil paneelidel ohutuskaitse. Tuletõrjujate jaoks tähendab seda hädaolukorras äärmist ohtu pingestatud elektriseadmete tõttu. Kuna selliste süsteemide paigaldamist harva dokumenteeritakse, näete, panete katusele ja Euroopas ei ole häda kedagi. Keegi ei nõua siin dokumente, sellepärast ega nad ei ole ka koolis suurt käinud. Me võtame euronormid üle, istume 12 aastat koolis ära ja ei ole meil mitte midagi, küll ema, isa teavad, et see asi on vaja ära teha või midagi peale söömise ja ei ole vaja ju midagi teha. Ei tea tuletõrjujad sageli, kus on juhtmestik ja muud komponendid asuvad. Õige tuletõrjuja ei hakka tööle, ma mäletan nõukaaegadest ka peale. Kõige esimene asi, ta tuleb visuaalselt, vaatab, kas sul on see peakaitse välja lülitatud tänavalt ja näitab talle indikaatoriga, ta ise kontrollib ära, et majja ei lähe ühtegi faasi sisse. Kui üks faas lähebki, ta ei hakka enne kustutama. Aga mõelge nüüd ise, katusel on kõik, paneelid on eraldi, iga paneel toodab kogu aeg ise. Ta on oma ette ise mõtleja seal juures, kuigi juhtmed võib-olla on läbi, aga astusid, puutusid, vee lasid voolikuga peal, ise oled värised seal taga kogu aeg. No. Nagu selgelt näha on päikeseenergia buumil nii majaomanikele kui ka elektrivõrgul oma varjuküljed. Nende hulka kuuluvad kõrgemad kindlustusmaksed ja oluliselt suurenenud tuleoht. See tõstatab küsimuse,
kas selliste hoone põlengute CO2 heitmeid arvestatakse ka kliimaaktivistide statistikas? Näete, kui hea küsimus, seda kas arvestatakse. Ja mina küsiks veel teise, kui pommid plahvatavad seal Ukrainas või Hormuusis, kui need päeval ja kõik see tuleb, kas kliimaaktivistid seda loevad rohepöörde rikkumiseks või loevad. No, niisugused imelikud küsimused, kas sealt ossu tuleb välja midagi. Nii, see oli siis selline küsimus. Teine küsimus on siis, oli ju näete, järsk kannab uure, kas Euroopa Liidus hakkavad ka varsti Arktikas puurima. See on huvitav probleem, näete. Euroopa Liidu ideoloogilise kliimapoliitika on märgatavalt reaalsuse piirini jõudnud. Nüüd nõuab rahvusvaheline energiaagentuur, mäletate IEA juht Fiat Pirol, mis muidu harva kliimaalast ülekutsete osas hätta jääb, et Euroopa Liit tühistaks Arktikas nafta ja gaasi puurimisele kehtestatud moratooriumi. Põhjuseks on hirm Euroopa täieliku energiakrahhi ees. Euroopa Komisjoni poolt 2021. aastal kehtestatud puurimiskeeld Põhja-Jäämeres pidi olema Euroopa rohelise kokkuleppe lipulaeva projekt. Geopoliitiline reaalsus aga sellest Brüsseli paberil konstruktsioonist juba ammu üles saanud. Käimasoleva sõja Iraaniga, sõja Ukrainas ajaloo rängimate ülemaailmsete nafta ja gaasitarnete häirete valguses seisab Euroopa silmitsi kriitilise olukorraga. Nüüd on Norra kord. Norrast on saanud mandri kõige olulisem gaasitarnija, näete Euroopas. See Euroopa Liitu mittekuulev riik on Brüsselis juba kuid lobitööd teinud, et loobuda oma obstruktsioonipoliitikast. Oslo väidab, et Euroopa vajab hädasti usaldusväärseid energiaallikaid väljaspool ägedaid konfliktsoone. Kuna aga suures osas Euroopas valitseb kliimahüsteeria, on dekarboniseerimine seatud varustuskindluse ja energiajulgeoleku ette. Pärast kohtumist Norra rahandusministri ja endise NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga Brüsselis kaotas IEA juht Fatih Birol avalikult enesevalitsuse. Näete, pealik läks ka endast välja. Võib-olla varsti hakkavad ka füüsilist noomitust kasutama. Kui ta läks sõnadega välja, võib-olla saab kättega ka minna. Bloombergile antud intervjuus teatas ta otse kohaselt. Ma toetan komisjoni selle küsimuse tähelepanelikul uurimisel, kuna see on Euroopa energiajulgeoleku seisukohast äärmiselt oluline. Maailm vajab iga tilka Norrast pärit naftat. Ja arvatakse, et Norra suurimad alles jäänud nafta ja gaasivarud asuvad Barentsi mere põhjaosas. Norra on Brüsseli keeldu pikka aega kritiseerinud, pidades seda ebareaalseks. Rahandusminister Stoltenberg tegi selgeks, et Arktikast määratlev puhtalt suvaline geograafiline joon ei tohiks õigustada ressursside kaevandamise üldist keeldu. Muidugi on keskkonnaprobleeme, mida peame arvestama, kuid väita, et Arktikas ei tohiks üldse nafta ja gaasiuuringuid teha, on Norra jaoks lihtsalt mõttetu. Samal ajal kui energiakriis avaldab Euroopa tööstusele ja inimestele jätkuvalt survet, püüavad niinimetatud rohelised Euroopa investorid endiselt survet avaldada Euroopa Komisjoni moratooriumi säilitamiseks. Näete, saime ka siis Antarktika probleemi ära. Näete, endine NATO peasekretär on juba õigel poolel, nagu enam NATO-ga ei tegele, tegeleb Norra asjadega vaikselt. Ja
pakub välja, et puuriks ka sealt natukene ja lükkame nüüd teise poisi ka, üks on trumbipoiss, on selline, räägib Gröönimaast. Ma arvan, et Gröönimaal on ka seal naftat üks kui teist ja võime seal poliitikaga igasuguseid nägusid teha, aga suur firma tuleb ja puurib seal ja puurib tällas kohas ja saavad hakkama. Ja näete, need viimased uudised siin kuumalainetega näitavad, et midagi toimub ka rohepöörde likvideerimiseks. Nii et mis sa arvad nendele kahe küsimusele? Kuidas see katus põleb hästi või vaja need kõigile panna, siis saab uued majad ehitada üldse. Ja aitäh. No mina isiklikult näen lahendusena seda, et kui inimesed tõesti tahavad päikesepaneele kuhugi panna, siis nad peavad loovutama oma aiast siis ruutmeetrid nende paneelide paigaldamiseks. Teevadki siis aeda niisuguse päikeseenergia nurgakesed, kus nad püüavad seda, et sest katusele ei ole mõistlik, lihtsalt ei ole mõistlik. Ma tean, et on ka, kellel on suured rõdud, on ka rõdude külge nii-öelda neid paneele kinnitatud, et see on nagu nii-öelda ohutum. Aga mis puudutab nüüd seda teemat, mis käib siis USA ja Euroopa ehk siis Taani vahel Gröönimaa suhtes, no mina arvan täpselt seda sama, et ka taanlastel tegelikult on nendest gröönlastest üsna savi, kuigi nad küll nii-öelda lükkavad selle poliitilise suuna just nende inimeste peale, et vaata, et inimesed ei taha, et USA võtaks. Tegelikult mäng käib ju ka maavarade peale. Taanlased ei taha loovutada neid samuseid ressursse USA-le. Ehk siis käib tegelikult poliitiline võitlus käib just niipidi. Aga no muidugi peavoolumeedia rõhub siis emotsioonile. Ehk siis on vaja saada inimestelt emotsioon kätte, et vaata nüüd neid, mis nende armsate gröönlastega seal tehakse. Aga tegelikult jah, mäng on palju julme. Aga siinkohal me olemegi ju saatega lõpusirgele jõudnud, et kõike head ja nägemist. Ja ootame küsimusi. Kaasa elamust, kommenteerimist, muud ei oota. Muidu mõnes saates on see alternatiivsaade, õpetatakse, et sinna pane like ja sinna pane see annetus, sinna pane see mitte like. Aga lihtsam on küsida, kui sobib seda vaadata või sobi, on vaja seda saada. Sellepärast, et eelmises saates Tõnu Kalvet küsis ka, et kas ta on ainukene loll, kes küsib. Nii et proovige talle seltskonda vähemalt luua, et ta üksinda ainukene rumal ei ole ja aitate ka küsimustega. Nii et kes sai satiirist aru ja sai, aga kes ei saanud, siis pange siis mingi koll õhku. Nii et minu poolt ka nägemist ja proovime teha midagi.